Ja. Nii, mina olen Ivar. Ja, mina olen Andres. Ja me räägiks täna teile Yukon River Questist. Yukon River Quest on üks maailma pikimaid süstamaratone. Ta pikkus on 700 kilomeetrit ja ta toimub Kanadas Yukon territoril. Natuke varsti näitan kaarti ka, aga enne kui me võistluseni jõuame, natuke räägime sellest ettevalmistusest ja varustusest ja muudest asjadest. Ma kasutan siin põhjana sellist võistluseelset võistlejate briifingu materjali. Et siin on ingliskeelset teksti ja ma olen siia vahele lihtsalt oma pilte pannud, et nii oli kõige lihtsam seda asja nagu struktureerida. Nii. Ajakava. Tahad sa midagi rääkida, Andres? Jah, et tegelikult see algne mõte tekkis minul ja mu põhipaarimehe Indrek Kermonil, kellega me Võhandut sõidame. Aga kahjuks juhtus nii, et Indrekul avastati üks terviserike ja ta pidi 1 aasta vahele jätma ja siis mul oli, kuna otsus oli juba tehtud, et minek on ja kõik oli suure kella külge pandud, siis ma pidin leidma ruttu uue paarilise. Aga ütleme Eestist leida sükest enam-vähem, kellel aer käes püsib ja kes selle 2,5 ööpäeva seal ära paadis kannatab ja kuna minu isiklik eesmärk oli ka sõita ikkagi koha peale, et mitte lihtsalt turisti minna sõitma, siis ta pidi ikkagi olema keskmisest parem. Ja ütleme, üks viies valik, siis, kes lõpuks mulle jah ütles, oli Leivo Sepp. Et Leivo suur pluss oli see, et ta on umbes 30 kilo kergem kui Indrek, aga ja ka väga sitke, et see nagu siis kaalus selle tema nõrgemad pooled üles, et tema on kõva jooksumees, küll ka ta aerutab ja matkab palju, aga ta ei ole teinud seda aerutamist sellise tõsise spordina. Et siis oligi niisugune suhteliselt hea alternatiiv, kes siis oli lõpuks nõus muga kaasa tulema. No võt jah, mõte tekkis augustis eelmisel aastal, siis hakkasime vaatama, mis see asi üldse on, mis on seal reeglid, mida tegema peab. 1. novembril läks registreerima lahti, panime ennast kirja. Sel hetke peale meid oli vist juba siis kokku 8, pärast neid nimesid näitan ka, kes meil kõik käisid seal. No ja nii see läks, lennupiletid jaanuaris, elamise bronnisime ka jaanuaris, jäime natuke hiljaks, ei saanud korralikku elamist sinna kanti, sest tegelikult see nädalavahetus, kus me sõitsime, ehk siis start oli 27. juunil, kolmapäeval ja lõppes see üritus meil siis kuskil 30. juunil ja 1. juuli oli Canada Day Dawsonis ja kõik majutuskohad olid välja müüdud, nii et me lõpuks ööbisime lihtsalt kämpingus, telgis. Välja lendasime 20. juunil ja kohale jõudis 22. Nii et see tegelikult jäi seal mõni päev aklimatiseerumiseks. Ajavahe oli 10 tundi, nii et seda andis tagasi teha. Et etteruttavalt minul igatahes selle ajavahega oli raske kohaneda, võttis mitu päeva aega. Siis tuli start, maraton ise 48 tundi, mis omakorda selle magamise jälle sassi lõi, nii et pärast kui tagasi tulin, siis oli jälle 10 tundi ajavahet, läks 2 nädalat aega, enne kui jälle normaalsesse rütmi saime. Siis meiega algusest peale oli kaasas nii-öelda võttetiim, TV3-st Marek Lindmaa ja operaatori Indrek Voolens. Et võtsid nad üles nii selle augustikuise esimese treeningu meil Emajõe peal kui ka vahepealsed treeningud ja lõpuks olid nad ka meiega seal reisil kaasas nii-öelda tugitiimina ja operaatoritena. Selle maratoni tulemusena siis Marek Lindmaa poolt valmis ka videofilm, mis oli TV6 eetris ja seda praegu ka TV13 saab järgi vaadata, 2,5 tunnist videot. Mul ka laptopis kaasas, võib-olla saab õhtul selle kuhugi siia üles panna, võib ka vaadata seda. Päris ilus filmike tuli. Veel midagi ettevalmistusest? Sulle meelde jäi? Ettevalmistusega meil oli 8 sõitjat, 4 2 paati, et mina võtsin seda asja juba rahulikult, seal mingid paatkonnad juba närveerisid igast varustuse pärast. Ta räägib minust ja Mardist. Et ega seal ei olnudki, et oluline see lihtsalt, et võimalikult palju jõuda kilomeetrid ära istuda paadis enne kui Yukonile minek on. Et trenni, kuna see talv nüüd oli natukene parem, siis me hakkasimegi käima merel. Sõitsime näiteks seal lennusadama akvatooriumis ja siis läksime sinna mereväe baasi, sattusime siis sealt meilt juba võeti ID need kaardid ja asjad, et miks me seal oleme üldse ja õues oli -5 ja 10 meetrit tuult, aga meil ei olnud kuskil minna, see oli ainuke vaba koht Tallinnas.
või siis merel käisime peaaegu seal mingi mitusada meetrit kõndisime mööda jääd, et saada üldse avava vee peale, sest jõed olid kinni veel. Ja mina jõudsin circa 700 kilomeetrit siis enne Yugonit ära sõita, ehk siis seesama distants, mis tuli läbida koha peal 2 päevaga. Jah, siis Yukon River Questil on nõuded süstadele, et seal on nagu pikkuse laiuse suhe paika pandud, süstad ei tohi olla väga kitsad ja selle tõttu Eesti tootjatest sobis meile tegelikult ainult üks mudel, on siis World Kayaki see VK 640 ja selle sportmudeliga me siis kõik seal sõitsime. Noh, varustuse poole pealt tuli veel põhjalikult, tuli ette valmistada kaardimaterjal. Kohustusliku varustuse hulgas oli see, et sul peab olema paberkaart süstas kaasas. Loomulikult kompass peab kaasas olema, lisaks igaüks muidugi kasutas ka kepsu, kus oli kaart sees ja vaheajapunktid. Ja loomulikult oli kõikidel ette nähtud siis ka see satelliit-tracker, mis oli kohustuslik varustus, et pidevalt oli satelliidi selle navigatsioonipildi peal näha, kus sa olid siis reaalselt. Süstad said meil valmis talvel. Meie Mardiga võtsime asja natuke põhjalikumalt, et lasime endale teha siis 2 sellist süsta, täpselt ühesugust, ilusalt sinimust-valget süsinikpõhjaga. Tegime siis nii, et ühe varustuse saatsime üldse aprilli keskel minema sinna Kanada poole ja teine süst meil siis siia trenni tegemiseks. Süst oli niisugune väga ilus. Tegime ta eritellimusena, kus nii esimene kui tagumine sõita said tüürida. Tavaliselt on see tagumise juures või esimese juures see tüür, meil oli nagu mõlemad. Sellest oli nagu palju abi, sai jalgu liigutada rohkem sõidu ajal, korda mööda. Ja noh, nii see süst sealt seestpoolt välja nägi, midagi erilist ei ole. Siis kaardimaterjal, kokku tekkis siis 40 lehekülge mul seda kaarti, tegin see ilusti valmis, lamineerisin ära. Ostsin poest lihtsalt ühe jõe kaardi, selle siis skännisin sisse Photoshopis, tegin jõe siniseks ja lisasin siis kõik need punased distantsimõõdud, vaheajapunktid, palju mul siis, mis kell ma sinna jõudma peaksin, kui palju ma sõitnud olen, mida siin tegema peab, 3 tundi puhkama ja nii edasi. Ja siis sain nad tervele kõigile võistkondadele valmis tehtud. Ja see lõik on siis iga lehekülje peale mahtus umbes circa 10 kilomeetrit. 10-20 kilomeetrit, jah, sõltub nagu kohast, et kuidas kuskil. Nii et umbes jõe peal siis oli see üks lehekülg oli nagu natuke üle tunni aja, ala tunni sõitu. Ala tunni läks, jah. Nii. Siis varustuse kontrolli suhtusid korraldajad äärmiselt tõsiselt. Kontrollijatel oli seal niisugune checklist ees, et vaadati linnukestagi järgi, kas sul on süst olemas, kas sul on arvud olemas, kas sul on põlled olemas. Kas sul on nukiplaastirid, mingid spetsiaalsed teibid, kui Illar Irves ütles, näed, mul on see MacGyveri teip, et ma võin selle kõik nukis sisse tõmmata. Sest ei, et see ei sobi, et sul peab olema see spetsiaalne nukiplaaster. Ja siis ta ei saanudki oma linnukest, kui läks üle ta apteeki, ostis oma nukiplaasterid ja siis ta sai võistlema, et muidu ei oleks peale lastud. Vaadati väga täpselt kõik alused. Väga peenselt. See on nüüd siis pilt tehtud seal varustuse kontrollis päev enne starti. Need on siis meie 4 süsta seal ja kõik varustus tuli ette laduda. Siin on siis üks kellegi kanuu, kus on siis kõik kohustuslik varustus nii-öelda peale pandud ja see kanuu näeb siis nii-öelda valmis võistluseks. Sellisel kujul välja. Kõik igasugu päästelöörid, varukaerud, pumbad, kaardid, kogu staff pidi seal olema. Lisaks veel loomulikult kogu siis muu varustus, söök, telgid, magamiskotid, priimus, see oli kohustusliku varustuse hulgas kõik. Treeningutest Andres meil natuke rääkis. Jah, esimene trenn oli meil siis mööda väikest Emajõge, kuskilt sealt Valga kandist hakkasime peale. Mis koht see oli, ma mäletan. Keegi teab täpsemalt ilmselt. Valga maantalt läheb Emajõgi, see koht. Ühesõnaga, sealt panime peale, õhtul kell 9 hakkasime sõitma, öösel olime kell 12 öösel olime Võrtsjärve otsas, öösega üle Võrtsjärve, hommikul põrutasime edasi Tartu poole. Ja nii see läks ja siis me tegelikult jõudsime Peipsisse välja mingisuguse kolmapäevaks. Me tegime väikseid pause vahepeal, jah, aga põhimõtteliselt esimene magamine oli Tartus meil, jah, päeval.
Tartus juhtus niisugune äpardus, et tegelikult üks Tartu süstasõitja tuli siia, et poisid, mis te siin uhate, et meil on siin maja, et tulge külla mulle, siis ta tegi meile köögis pastat ja tema aias õunapaal, me siis magasime 3 tundi. Siis sõitsime edasi, et see ei olnud nagu plaanis. Aga tegelikult oli see päris raske see sõit. Jah, see oli meie esimene niisugune pikem, et eesmärk oligi lihtsalt tuimalt ära istuda ja näha, kas see tagumik üldse kannatab nii kaua nagu ühe koha peal olemist. Kokkuvõtlikult ei kannatanud? Esimene sõit veel ei kannatanud, aga seda kannatab treenida. Et mul oli ka selle jamad, et jalg hakkas valutama ja ma jõudsin ka Peipsisse välja, aga jäin kuskil Ninakülas, jäin maha Ninakülas, kes see seal oli, kellel oli süstad, ühesed süstad. Mart rentis sealt veel ühe süsta, pani sealt üksinda edasi, et ma ei tea, kaugele ta välja jõudis, kas päris kauks siis vist ei jõudnud või jõudis? Kuule, aga lähme edasi, räägime rohkem Jugonist, et see Emajõge vast teavad kõik, et... Minu sai treeningut kokku üle 1000 kilomeetrit, et päris palju. Nii, see on nüüd Andrese trenn talvel, jaanuarikuus. See on nüüd juba tegelikult trenni lõpp, et Valklas tegime Leivoga ringi ära 12 kilomeetrit ja siis jää oli, algus on pehme, siis ta on nagu sihuke, läheb järjest nagu tugevamaks, aga täitsa nagu kannatas süstaga sõita, aga see oligi tüüpiline trenn, see ei olnud midagi erilist, aga külm ei ole, päike paistab ja jumala okei, ja selle sama paadiga, minul oli ainult üks paad, mina 2 ei ostnud, selle samaga sõitsin pärast Jugonit ka. Ei lõhu, midagi ei juhtu, et hästi oluline ongi see sama paat, millega sa lähed, mis iganes asja sõitma, et sellega sa peadki olema kokku kasvanud, et mina seda enda paati sisuliselt 2 kuud ehitasin, kogu aeg midagi tuli ideid, mida teha paremaks, ja see toimis ka lõpuks, Ja kui õues päris hulluks läks, veebruarikuus oli ikkagi siin 16 kraadi külma, siis me kasutasime ka harjutamise ergomeetri abi, et Pirita harjutamisklubi ruumides sai niimoodi trenni tehtud. Vot, ja tavapärane lume pealt sisse minek, külma ilmaga harjutamine, nii me trenni tegime. Andresel on selle üle ainult hea meel. Ja siis enne, kui me jõudsime kohale, siis tegime 3 võistlust. Kes ei ole veel proovinud Koiva XXL-i, tehke ära. 300 kilomeetrit, päris lahe võistlus on. Nüüd me jõuame võistluseni, et kus me siis tegelikult sõitsime, et tegemist oli Yukon territoriga, niimoodi ametlikult Alaskane ehk USAsse ei saanud. Me alustasime Whitehorse'ist, mis asub siin, ja sõitsime välja Dawsonist, mis asub siin, ja siis 125 kilomeetrit on siit USA poole nagu maad. Tegemist on siis selliste algupäraste indiaanlaste maaga, kus nad on seal aastasadu elanud. Valge inimene jõudis sinna koos kullapalavikuga ja tegelikult kogu see võistlus toimuski nagu kullapalaviku radadel. Ehk siis, kes on lugenud Jack Londonit, siis Valge Kihv ja Smoke Value tegelikult toimubki selle sama Yukoni jõe peal, Whitehorse'i ja Dawsoni vahel ja kõik need jõe nimed ja koha nimed, mis seal sees raamatus on, siis sealt kõik sõitsime läbi. Päris huvitav oli. Nüüd ma võtangi natuke neid võistluse materjale, et hirmsasti hoiatati meid nagu selle ilma eest, aga me olime õnneks hästi valmis. Päeval oli see suhteliselt palav, meil ilmaga vedas, oli 25-30 kraadi päeval sooja. Öösel läks külmaks, jõgi iseenesest oli 5 kraadi vesi ja öösel temperatuur kukkus ikka sinna 2 või 4 kraadi peal ära, et pidi seda nagu tähele panema. Lisaks, kui tuli vihma, siis see vihm oli ka väga külm, nagu mägedes ikka, et sul võis olla küll see 25 kraadi, aga kui tuli pilv peale, kallas sulle veekaela, see vesi, mis saab pilvest tuli 5 kraadini, õhutemperatuur kukkus ka kohe 10 peale ära, et kui vihma tuli kohe endal mingi kilekas selga ajada. Mida siis jõgi ise? Hakkasime Whitehorse'ist peale, nagu siin näha, jõgi läks Sinka-Vanka, 700 kilomeetrit Dawsonisse. Oli rajal kõik võimalikud kontrollpunktid, kus oli siis võimalik mõnel pool katkestada, mõnel pool mitte. Need monitoringu punktid, MP-d, seal oli lihtsalt jõe kaldal oli mingi inimene, mingi telk, mingi lõke, kus siis said ennast vajadusel soojendada. Põhimõtteliselt katkestada sai kuni poole maa peali. Edasi on katkestamine võimalik, ainuke variant oli mööda jõge alla sõita, lõpetada.
nagu rääkisin kommunikatsioonist natuke, seal ei olnud mingit mobiililevi, seal ei ole. Mobiil on 3 kohas, Whitehorse'is, Dawsonis ja vahepeal Karmaxis. 3 linnas, rohkem ei ole mobiililevi seal kandis. Et kogu navigatsioon käis siis ainult kepsude ja võistlete jälgimine käis siis nende satelliitnavigatsiooniseadmetega, selliste trackeritega. Jõuame vaikselt stardini. Start oli siis Whitehorse'i linnas. Enne starti, enne kui me jõe peale saime, pidi 400 meetrit jooksma. Seal pandi juba kohad paika. Ja just. Ma näitan seda jooksu ka. Natukene ka söögist-joogist. See on nüüd minu söögikomplekt 1 ööpäevaks. Et mul oli 2 sellist pakki nagu valmis tehtud. Stardis võtsin sellise hunniku sööki peale ja siis poole maa peal Karmaxis võtsin selle peale. Noh, meil oli palju vaidlus sellele, kes mida sööb. Andres oli hoopis teine menüü vist. Mina ei tarbinud ühtegi keeli, mul on need food packid ja need me soojendasime paadis, et need valged kotid, mis seal all nurgas on, et seal on spetsiaalne kilekott, paned selle koti... See on joogipulber, aga noh, okei. Okei, nad lähevad samasugused välja, vähemalt. Et karbiidiga või kuidagi nad toimivad, et aga 2 pakki pidi panema, sest muidu ta ei soojenda seda jõevett piisavalt üles. Ja siis seal podises jalge vahel sul ja siis mingi poole tunni pärast saad süüa, et väga tegelikult mugav ja sükse, kui sa pead sporti tegema, et sa ei saa paadist välja tulla, et siis väga hästi selline variant töötab, et täitsa ikka hea on sooja sööki süüa vahepeal, et see ei pea ainult keeli ja vedeliku peal olema. Just. Nii et sellised olid söögid, mina tarbisin neid keeles, ma olin sellega harjunud ja tegelikult kohalikud soovitasid ka, et söögi koha pealt söögi seda, millega te harjunud olete. Kohalik matkakorraldaja ütles, et tema sööb pooltoorest loomaliha, või leibu, vorsti ja tõepoolest tal oligi suur kotitäis liha ja vorsti kaasanud jõe peal, sõi seda. Jõuamegi vaikselt stardini, stardis pannakse siis vette. Ühed kanuud, mida siin Eestis väga näha pole olnud, on siis selle nimi on Voyager kanuu, seal on siis 6-10 inimest seal peal, sõltub kanuu suurusest. Ja need ongi siis need üks 6 kanuu ongi tavaliselt selle asja nagu võitnud. Need on kõige kiiremad alused, et alguses ma proovisin nende laines sõita, aga suht ruttu sai selgeks, et kui ma nii jätkan, siis ma varsti kustun ise ära, et Voyagerid 2 tükki läksid eest minema ja siis me juba sõitsime oma sõitu. Nii. Siis enne starti me tegime ka pilti. Tegemist on Kanada ratsapolitseiga. Siin on siis teine paar Hillar Ilves ja Martin Ilumets. Hillar on meil Võhandu maratoni peakorraldaja. Siis on Mati Tuul ja Martin Pedai. Mati Tuul on siis ka VK omanik ja süstatootja meil. Ja siin on siis Andres ja Leivo. Et sellised ilusad paraatpilgid sai enne starti tehtud, kõik on veel rõõmsad ja siis tegelikult see on nüüd start, ehk siis enne kui saad 700 kilomeetrit süstaga sõita, siis oli 400 meetride sprint siin ees, et niisugune naljakas natukene, võttis võimale küll. Osalejaid lubati 125 alust, ehk siis enamik olid kas 200 või suuremad, ehk siis seal on mingi 200-300 inimest kokku. Et see piirang 125 alust on puhtalt korraldajate poolt seatud turvalisuse tagamiseks, et nad ei suuda nagu rohkem inimesi seal vastu võtta ja ära mahutada siis nendes linnades ja tee peal üldse. Katkestajaid on umbes 1/3. See aasta vist oli vähem, sest ilm oli hästi soodne. See aasta umbes veerand katkestas. Et 125 vist 100 jõudsid finišisse või natuke alla 100. Veel jõest, et see jõgi oli nagu niimoodi ilusti ära dokumenteeritud ja miks seda niimoodi väga rõhutati, siis tegelikult see on nüüd konkreetselt nüüd see Karmaxi vaheajapunkt, kus oli siis 7-tunnine magamine, oli pikk joonis, kuidas sinna kohale jõuda. Jõgi voolab seal väga kiiresti, et kui sealt õigest kohast nagu mööda paned, siis sind sealt naljalt enam kätte ei saa, siis ainuke variant on nagu sõita ümber poolsaare ja tulla teiselt poolt uuesti. Ja väga kiiresti tähendab kuskil keskmiselt 8-9 kilomeetrit tunnis. Et vastu voolu põhimõtteliselt ei jõua tagasi enam kuidagi. Ja see tähendab seda, et niisugune liikumiskiirus jõe peal normaalne oleks kuskil 17 kilomeetrit tunnis koos vooluga liigud. Et tegelikult jõgi oligi terve see 700 kilomeetrit oligi täpselt niisugune sile, et seal mingid kärestik ja mingid... 2 kärestik on. 2 kärestikku, see on, ütleme, nagu Võhandul süvahavalt alla tulek, midagi sellist, et mitte midagi suurt ega keerulist, et suur, lai, hästi kiire vooluga ja minu jaoks äärmiselt
üksluine ja igav. Et Yukoni jõe niisugune madala taseme vooluhulk on 1500 kantmeetrit sekundis, suur vesi on 6000 kanti sekundis. Pange siia kõrvale nüüd, eks on Narva jõgi ja Pärnu jõgi on kuskil 100 või 200 kanti sekundis. Et see on nagu ikkagi väga suur jõgi. Ja selle jõe laius alamjooksul oli siis kilomeeter või 2, nii et seal ikka andis ka navigeerida nende saarte ja saarekeste vahel, et leida üles õige voolukoht, kus sa kõige kiiremini edasi saad. See voolukoha leidmine on, eriti kui sa koha peal sõidad, on nagu võtmetähtsusega, sest jõgi on nii lai, sa ei taju enda kiirust voolus, et sul peab olema keps ees, mis näitab reaalselt hetke kiirust ja kui see langes alla 15, sa said aru juba, sa oled vales kohas. Et tegelikult oligi niimoodi, et sa pididki kõik need jõevoolud käänud hästi nagu suure kaarega välja joonistama, sest siis oli kõige kiirem, et ei tasunud kunagi lõigata. Et kiirus kohe kukkus. Ja sinna sai ka kinni sõidetud, ja see ongi see Yukoni eripära, et need muutuvad iga aasta ja isegi need, kes on võitnud Yukonit ja mitu aastat sõitnud, et nende jaoks on ka iga kord uus. Aga mina sain kuskil Karmaksist ära minnes, ütleme siis, kui poolmaad oli sõidetud, siis mul said need pinnavirjandused selgeks, ma sain nagu täpselt aru, kus on kiire vool ja seal on nagu väga väike erinevus, aga see nagu aitas meid ka heale kohale lõpuks. Okei, no siin oli ühe kärestiku nagu läbimise juhend lihtsalt, et see on Five Finger Rapid, mis on ka Jack Londoni raamatus sees, kus siis aurulaevad üles vintsiti ja sõidetav on siin ainult parempoolne kanal. Sellel aastal oli vett suhteliselt vähe, et seal vasakul pool polnud ka midagi ohtlikku, aga soovitati ikkagi paremat sõita. Ja siis see sama Five Finger nagu kaardi peal, kuidas ta välja nägi. Ja mõned pildid selle läbimisest eelnevatel aastatel. Et seal natuke vesi ikkagi loksutas, seal on rahvas ka ümber läinud selle kärestiku peal, eriti kanuud, et iga aasta on 1-2 paati läheb ümber, et midagi hull. Vist ei läinud midagi. Vist ei olnud jah, aga on keskmine. Et siit on näha, et see on nüüd suur 8 inimesega kanuu ja kui selle kanuu siit laine niimoodi välja viskab, siis on ikkagi päris suur laine, mis seda jaksab teha, eks ole. Nii, siis oli veel pärast seda üks Rink Rapids, oli pisikene kärestik sellise veega, ei olnud midagi erilist, sõitsime läbi. Ja siis oli Minto Landing või Minto lennuväli, oli siis viimane koht, kus sai katkestada enne finišit nii-öelda. Siit oli finišist veel 300 kilomeetrit. Fort Selkirk, jällegi üks tuntud külakene Jack Londoni raamatutest. Hetkel sinna ei vii mitte ühtegi teed, see ongi ainult jõe ääres üks peatuspaik, kus aasta ringi ei elata, suvel on seal mõned inimesed. Ja siin on siis viimane Coffee Creeki vaheajapunkt, kus oli siis kohustuslik 3 tundi magada. Seal me magasime ilusti ära, mõnus ilm oli. Mardil juhtus seal väike äpardus, ta viskas küll puuvilusse magama, aga päike pööras ja siis ta vist viimased tund aega oli päikese käes magas, nii et sai peaaegu kuuma rabanduse, aga õnneks tuli sellest välja ikkagi. Suutis edasi sõita. Aga vahest juhtub, läks hästi. Seal sai koha peal paar võileiba, muud süüa ei olnud, pidi nagu enda söök olema kaasas. Ja siis ongi finiši koht, Dawsoni linn, kuulus Moose Heights Slide, selline loodusliku varingu koht, see ei ole inimtekkeline, vaid mingisugune mõnisada aastat või 1000 aastat tagasi kuskil varisenud, siiamaani vaikselt edasi variseb. Aga ilusti saime finišisse. Siis ametlik selle võistluse kontrollaeg oli 84 tundi stardist, ehk siis kolmapäeva keskpäeval oli start ja laupäeva kesköösel oli finiš, kontrollaeg. Teie jõudsite vist siis millal, reede õhtul? Me jõudsime 48 tundi sõiduaeg pluss siis 10 tundi ja me olime nagu teise päeva õhtuks, olime kohal ilusti. Meil oli siis tulime tund aega hiljem, kuskil 49 tundi läks kokku. No siis olime seal reede õhtul selles Dawsoni linnas, et kuhu minna, siis öeldi, et ainuke koht, mis on lahti, on siis see Diamond Tooth Kertis kasiino ja mingi show, et sealt saab purksi osta. Astusime siis meie sinna Diamond Tooth Kertisse ja pilt on selline, eks ole. Sa oled 48 tundi aerutanud ja siis on kasiino ja naised vihivad konkaani lava peal. Kui see on natuke aega vahtisime suud lahti ja saime oma purksid kätte. Et päris lahe koht oli. Me enne vaatasime, et linn on tühi ja maha jäetud, mitte midagi ei ole. Kõik on seal. Terve linn oli sinna kogunenud, see oli ainuke lõbustusasutus kogu linnas. Aga väga tasemel nagu, vähemalt tasemel siis meie jaoks, kes me oleme 48 tundi vee peal olnud, et väga lahe. Nii, see on nüüd auhinna lõputseremoonia, siin on peal siis kõik kahesed süstad.
kes finišeerisid, kaasalt ka meie tiimid. Mina oma klassi võitsin meeste 200, aga ma ikkagi pean tunnistama, et ühe seenior sega 200 käest saime pähe, kus olid 60-aastased. Ei olnud, 54, 56. 60-le lähenev paar. Sabielupaar Uus-Meremaalt. Uus-Meremaalt, jah. Jah. Et ühesõnaga, mina klassi võit meil oli, aga kajakkidest olime teine. Et ühe naise käest saime ikka pähe. Aga nemad olid jah, nad olid seal mitmendat korda juba ja neile see Jugon nii väga meeldis, et kui see Jugon on iga-aastane maailma pikim, siis üle aasta toimub Jugon 1000 miili. Et siis see aasta oli 3 nädalat pärast Jugonit, oli see Jugon 1000 veel ja siis see vanapaar läks veel sinna ka sõitma seda, et neil algab samamoodi samast kohast. Dawson City on siis 400 miili, et see, kus me kõik lõpetasime, sealt on veel 600 miili edasi. Nad tegid siis selle otsa veel sinna nagu peale. See Jugon 1000 lõpeb kuskil Alaskas. Kuskil Alaskas lõpeb. Maantesilla peal. Nendele see asi nii väga meeldis, meile mina rohkem ei tahtnud sinna minna. Siin pildi peal on siis kogu võistluse võitja Yukon Wide Adventures, kuuene kanuu. 44 tundi oli võitja aeg, mina tulin 48, Ivar oli 49 lajas lastus ja teised paatkonnad olid järgmine päev, et seal 10-20 tundi hiljem. Just, ja siis me natuke käisime seal Dawsoni linnas ringi. See härrasmees tuli meiega pahandama, meil olid kõigil siuksed särgid seljas, eks ole, Estonia selja peal, siis ta tuli pahandama, mis värk siin on, et mis see Estonia on, mis terve linn täis on. Siis me natuke seletasime, et kui vähe meid on ja siis vana küsis, mis ta siis teeb, ütles, et ta on kullakaevur. Võttis taskust kulla välja, näitas, näete, sellega ma siin tegelengi. Ja see kulla kaevamine on seal praegugi täitsa nagu tavapärane tegevus, mitte küll siis selline, nagu ta Jack Londoni aegadel oli, et keegi tuleb labida ja panniga seal, eks ole. Aga see on ikkagi suur tööstus, kus sul peab olema ikkagi ekskavaator, buldooser ja siis see kullapesumasin, et millega siis kogu seda asja seal majandada. Ja algkapitali läheb ka kõvasti vaja. Siis sattusime sinna 1. juulil, eks oli pühapäev, see oli Canada Day ja lõpuks oli meil siis au kohata ka peaministrit. Me küll väga lähedale on hakanud trügima. No mingi 3 meetri peale. Et nii see meil seal käis. Aga siin ma tahtsin midagi veel kirjutada ja pilte rohkem ma siin ei näitagi. Et küsige midagi. Võt. Ei ole midagi küsida. Ei ole midagi küsida, kõik on selge. Kas on veel vingemaid maratone, kuhu minna? No sama Yukon 1000 on võib-olla. Ei ole, minu jaoks ei ole. Et mis on see tusimaraton Lõuna-Aafrikas, aga see on nagu rohkem juba spordi teema, et seal on, ma ei tea, kas 3 päeva, iga päev 40 kilomeetrit ja seal on hästi kärestikuline jõgi ja seal on lubatud sul need jõekäänud otse joosta, et sa pool maad peaaegu jooksed paati õlal kuskil Karjamaal, et see on nagu teistsugune. Mida te ettevalmistusest oleksite saanud ise veel paremini teha järgmistele õpetuseks? Ma arvan, ausalt midagi, et me hakkasime varakult pihta ja ongi, kui sul on... Me tegime nagu selles mõttes, me hakkasime väga varakult planeerima ja tegelikult kõik need maratonid, mis ma siin näitasin, tegelikult väga hästi sobisid. Et Türi-Tori on aprilli keskel, 70 kilomeetrit, siis tuli Võhandu 100 aprilli lõpus ja 2 nädalat pärast Võhandut oli Koiva maraton 300 kilomeetrit, mis oli 30 tundi. See oli nagu põhiettevalmistus ja pärast seda oligi nagu 2 kuud selline nagu leboaeg, et ettevalmistus tehtud, sa puhkad ja siis lähed sinna kohale võistled. Mina Koivat sõita saanud, siis ma läksime üks õhtu, sõitsime Leivaga praamiga ülasõit ja siis tegime Hiiumaale non-stop, et lihtsalt saada aru, kuidas tagumik vastu pead, et 10 tundi on selline aeg, mis nagu kõik kannatavad ära, see ei ole probleemi, aga alates seal kuskil 15-20 aga probleemid välja lööma. Et sa pead selle ajal lihtsalt trennis korra läbi nagu tegema, et ennast tundma õppida. Ja mina sõiduaeg ei olnudki tegelikult mingi probleem, et ainuke asi mul alaselg mingi aeg nagu õudselt väsis ära. Aga kui me tagasi tulime ja uuesti kodus läksin vee peale, siis mul oli nagu poole tunniga mul oli nagu täiesti alakeha oli halvatud, et mõtlesin, et ma ei saagi elu sees enam aerutada, et kuidagi takkajärgi oli see väga valuline, aga nüüd ma olen juba 2 tunni peale saanud. Mul oli sama teema, et 2 kuud ma ei tahtnud süstas istuda, väga vastik oli. Et nüüd hakkasin sisult sõitma septembrikuus alles uuesti süstaga. Aga kuidas see nende number 1 ja number 2-ga on? Pudel on kaasas. Aga number 2 tahtmist ei tulnud üldse jõe peal.
kogu see, kõik see, mis sa sisse sööd, kõik ka seda saab planeerida. No. Et jah, ega ongi, kui sa oled selliseid pikki asju teinud, siis sa enam-vähem nagu tunned ennast ja tead, kuidas see režiim sul toimib ja noh, meil Leivaga oli ka kokkulepe, et paadist me väljume ainult kohustuslikes kohtades, me ei tule niisama kaldale, sest kõik asjad me saame paadist tehtud ja samal ajal ju viib sind vool edasi ja noh, jah, et pudel on kaasas ja söögid on kaasas ja selles me tegime Mardiga ainult ühe lisapeatuse ühes monitooringu punktis esimesel ööl, lihtsalt korraks läksime maale, et kuivad riided selga panna, et pärast seda järve ületust ja rohkem siis läksime maale ainult kohustuslikes kohtades, jah, kaks tükki veel. Et aga noh, see on seda distantsi on hästi populaarne ka matka sihtu või lõik, et seda tavaliselt kanuuga sõidetakse 10-14 päeva. Just, et me pidime 2 tegema seda. Kindlasti soovitan sinna kanti minna, kes tahab mingit puutumatut loodust või sellist ehedat matkatunnet, et see Yukon territory on 400 000 ruutkilomeetrit. Seal elab 40 000 inimest, ehk siis 10 korda suurem kui Eesti ja seal on 40 000 inimest. Sellest 40 000 30 000 elab Whitehorse'is. Ülejäänud 10 000 jaguneb ülejäänud 10 linna vahel ja muu see territoorium on tühi. Nii et tegelikult, kui sa seal lähete seal kanuu või millegi iganes sõitma, siis see on väga nagu mõnus piirkond nii-öelda üksi olemiseks, kes tahab seda. Aga ilmselt annab sinna ülespoole veel kõrgemalt alustada? Ja annab küll, jah. Kogu see territoorium on, jah, neid matka selliseid brosüüre ja asju tõin Virnaga kaasa, et seal on hästi populaarne piirkond. Ja sinna kohale sõitmiseks on siis ka lennukiga Whitehorse'i ja edasi väikeste vesilennukitega saab siis sinna mujale põhjapiirkonna ka veel sõita. Plussi muidugi on seal on 2 maanteed on, mis on Alaska Highway ja Klondike Highway, mida mööda siis need on linnad ühenduses, aga kõige kaugematesse kohtadesse läheb siis ainult vesilennuk, kuhu saab kohale. Ja tasub sinna kindlasti matkama minna, eriti süsta või kanuuga. On veel küsimusi? Kuidas süstad sinna tagasi sõid? Süstad me panime aprilli keskel konteineriga teele. Ehk siis 4 süsta läksid konteineris, pakiti kastidesse ja läksid konteineriga minema. Laevaga, jah. Ja nad jõudsid kohale kuskil juuni keskel, 2 kuud. Ja süsta müüsime koha peal maha, et odavam on uued siit osta, kui jälle mingi 5000 € eest need tagasi tuua. Et siis kes nüüd tahab sinna võistlusele minna? Seal on väga vajad paadid on olemas. Ja paadid on olemas, nüüd järgmise aasta Yukoni see nimekiri on juba lukus, seal on inimesed ootelistis juba praegu, et kui koht vabaneb. Ja igal juhul tasub see süst saab koha pealt rentida, ehk siis üks neist VK 640-test, et sellel Yukon Wide Adventures on selle firma, kellele me müüsime, neil on siis nüüd vist juba 9 või 10 seda VK kajakki seal koha peal olemas. Et varu on piisav. Ja muidugi tasub sellele alati neid kanuusid proovida, et või minna selle suurema seltskonna, kes läheb siis selle suure kanuuga minema. See on ka hästi vahva variant. Aga lühidalt minu jaoks ikkagi täielik sihuke ajusurb ja vaimselt väga raske, et loodus üldse ei muutu, ainult tuhad ühes kohas sisuliselt, et nagu oma elutoas, et 2,5 ööpäeva, aga see ongi sihuke, see on, ütleme, see on võidu inno, et kui sa lähed võitma, siis sa peadki lihtsalt tuimalt ainult peale hoidma, et sa ei saa... Sa pead veel minema. Sa ei saa nagu maha võtta, et kui seda sõita matkan on ju 2 nädalat, et siis ma arvan, ma räägiks teist juttu, aga niimoodi lihtsalt kannatada ja ennast tagant sundida, see on nagu väga raske. Jah. Aga ütleme, aitäh siis vapratele sõitele. Aitäh!